Tere kuulama, uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Riigikogus tuleb täna hääletusele agressorriikide kodanike hääleõiguse äravõtmisega seotud küsimused. Jõuvahekorrad on tasavägised nii poolt kui vastasleeris. Valimisseadusesse on tehtud mitmeid parandusettepanekuid. Viimasena neist laekus Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide ühine parandusettepanek, mis võtaks agressorriikide kodaniked valimisõiguse ära osaliselt. See tähendab, et nad saaksid hääletada, aga ainult kas Keskerakonna või sotside poolt. Ülejäänud väga head erakondade poolt aga mitte ja kõik teised erakonnad saavad tunda head meelt, et nende valijate hulgas agressorriigi kodanikke ei ole. Selline üleminek võiks kesta 5 valimistsüklit ja annaks erakondadele kui ka valijatele vajaliku kohanemise aega. Eesti saavutab kliimaneutraalsuse senisest oluliselt varem ja kliimaseadusesse kirjutatakse see neutraalsus ka sisse. Valitsus suhtub kliimasse juba praegu neutraalselt, mis tähendab, et ei ole otseselt kliima vastu ega ka kliima poolt. Suhtumine on neutraalne ja edasi tuleb sellist suhtumist propageerida ka riigi elanikkonna hulgas. Kliimaneutraalsuse saavutamise korral ei ole riigis kohta kliimaaktivismil või kliimapagulusel ja on kokkulepe, et kliima ei puuduta valitsust ja valitsus omakorda ei puuduta kliimat. Ja koalitsioonileppest, kus leiame ka uue valitsuse looduskaitseseaduse parandused, mis senisest selgemini määratlevad looduskaitsealade moodustamise üksikasju ja looduse kaitsmist tervikuna. Uue parandatud seaduse järgi algaks looduskaitsealune maa 100 meetri sügavuselt ja kõik, mis jääb 100 meetrist kõrgemale, jääks tavapärasel viisil kasutatavaks maaks. Nii saaks ühelt poolt kogu Eestimaa muuta looduskaitsealaks ja samas saaks ilma probleemideta ka kogu riigi territooriumi kasutada majandustegevuseks ükskõik millisel viisil ja eesmärgil. Teha kaevandusi, kuivendusi, metsaraiet, rannaäärset ehitust, tuule- ja päikeseparke. Looduskaitseala laiuks kõige selle all 100 meetri sügavuselt kuni maakera tuumani välja ja selle seadusega 1000-kordistuks kogu looduskaitsealuse maa maht. Rahvusvaheline teadlaste grupp saabub täna Eestisse, et teha kindlaks, kas vastavad tõele oletused ja väited, nagu tegeldakse Eestis juba mõnda aega kvantpoliitikaga. Paljudelt Eestis elavatelt inimestelt on tulnud selle sisulisi signaale ja väidetakse, et kohatud on ka kvantpoliitikuid, kellega kohtudes ja kellega vesteldes on inimestel sageli tunne, et poliitik on küll kohal, räägib juttu, ent on ise samal ajal väga kaugel. Kvantpoliitikud tunneb ära ka sellest, et nad korraldavad alatasa probleemide korral ümarlaudu, kus saab rääkida ümmargust juttu, on versioon, et ümarlauad on tegelikult portaalid kvantmaailma või paralleeluniversumitesse. Tõenäoliselt on kvantpoliitikutel võime olla samal ajal mitmes erinevas kohas ja mitte kunagi seal, kus on inimesed ja probleemid. Ja politseitöömailt varahommikul teatas Tartus Annelinnas elav kodanik, et kõrvalkorteris elaval pensionäril on peenike pihus. Kohale tulnud kompluspolitsei midagi säärast õnneks ei märganud, kõik oli korras ja vana inimene oli lihtsalt näljas. Eetris oli